Important things believers must know. Estonian language. Ristija Johannes ning tema ema ja isa olid kõik täidetud püha vaimuga. Johannes oli täidetud püha vaimuga juba oma ema üsast peale. Luuka 1:16-17 ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda, oma Jumala poole. 17 ta läheb ka tema ette Eelia vaimus ja väes, et pöörata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete tarkuse poole, et valmistada rahvast, mis on valmistatud issanda jaoks. Küsimus, kas usute, et selline võimas mees nagu ristija Johannes muudaks oma ülesandeid Jumalale Iisraeli heaks ja ristiks paganad? Ei. Ristija Johannes selgitas 5 raamatus, Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese ja apostlite teod, et Jeesus oli temast võimsam. Ta ütles, et tema ristib veega ja Jeesus ristib püha vaimuga. Jeesus ristiti püha vaimuga ja täitis samal ajal nii füüsilise kui vaimse õiguse. Luuka 4:1 Siis Jeesus, olles täidetud püha vaimuga, pöördus tagasi Jordani äärest ja vaim viis ta kõrbe. Maarja, Jeesuse ema, täitus ülemises toas vaimuga. Apostlite teod 1:13-14 ja kui nad olid sisenenud, läksid nad ülemisse tuppa, kus nad ööbisid, Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Andreas, Philipp ja Toomas, Bartholomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Siimon Zeloot ja Juudas, Jaakobuse poeg. 14 nad kõik jätkasid ühel meelel palves ja anumises naiste ja Jeesuse ema Maarja ning tema vendadega. Apostlite teod 2:1-4, kui 4 pühipäev oli täis saabunud, olid nad kõik ühel meelel ühes kohas. 2 ja äkitselt kostis taevast hääl, otse kui puhuks tugev tuul, ja see täitis kogu maja, kus nad istusid. 3 siis ilmusid neile lõhestunud keeled, nagu tulest, ja 1 istus igaühe peale. 4 ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teistes keeltes, nagu vaim andis neile rääkida. Paganad ristiti püha vaimuga ja täideti püha vaimuga, kõneledes keeltega. Küsimus, mis juhtus paganatega? Kõigi kristlaste ja pühakute tapmine. Raha, võimu ja kontrolli tõttu tapsid kurjad füüsilised õiged usklikud oma isikliku kasu nimel vaimsed õiged usklikud. Näib, et pastorid ja juhid ei mõista, millises olukorras on paganad. Asjad tehakse Jumala käsul. Käsk on Jumalalt Jeesusele ja Jeesuselt jüngritele. See on põhjus, miks jüngritele anti ülesanne Matteuse 28:19, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja Johannese 20:21, Jeesus ütles neile taas, rahu teile. Nagu isa on mind läkitanud, saadan ka mina teid. Räägime jüngrite kristlastega. Jeesus saadab jüngrid, keda kutsuti kristlasteks ja pühakuteks. Jünger on kristlane apostlite teod 11:26 ja jüngreid kutsuti esmakordselt kristlasteks Antiookias. Seega võib öelda, et ainult kristlased ja pühad saavad usklikele tõde õpetada, sest nemad on need, kellel on tõevaim. Luuka 8:9-10, siis küsisid jüngrid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. 1:0 ja ta ütles, teile on antud tunda Jumala kuningriigi saladusi, aga ülejäänutele on see antud tähendamissõnadena, et nad ei näeks nähes ja kuuldes ei mõistaks. Keeruline olukord on paganad, kellest said kristlased ja pühakud, kes tapeti sadu aastaid tagasi. Pole kedagi, kes neile tõtt õpetaks. See võib tunduda naeruväärne, kuid see on tõsi. Pärast tapmist oli konfessioonide algus. Nad alustasid, sest keegi ei teadnud tõde. Nad ei teadnud midagi inimese vaimu osast. Nad teadsid ainult füüsilist kummardamist, nii et nad alustasid juutide jaoks mõeldud veega ristimist. Teadmata tõde, õpetavad pastorid valeteavet Johannese 3:16 kohta, sest nii on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. Paljud ütlevad, et kui sa saad pattude andeksandmise päästmise, saad sa igavese elu. See pole tõsi. Johannese 3:16 viitab Johannese 3:5 Jeesus vastas, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei saa ta siseneda Jumala riiki. Veest sündinud tähendab, et olete saanud Kristuse vaimu ja vaimust sündinud tähendab, et olete saanud Jumala vaimu ja tõevaimu. Jumala riik on igavene elu. Johannese 3:16 ja Johannese 3:5 edastavad mõlemad sama sõnumi. Nad määratlevad tõelise kristlase.
teil peab olema Kristuse vaim, Jumala vaim ja tõe vaim, et siseneda Jumala kuningriiki ja elada igavest elu. Kas tulete valguse juurde või jääd pimedusse?